mul on täna üks asi siin kaasas, üraskipüünis, mille töö põhimõte on siis niimoodi, et siit avast riputatakse sisse ampull, mis siis meelitab ligi üraskiputukaid emast ja isast. Kust sellist asja saab? Metsanduspoodidest. Siin on meil siis kogumise kast koos peenikese sõelaga ja siin sees on see ampull. Ampull hakkab kohe toimima, kui see lahti teha. Seda ei pea murdma ega väänama ega väntsutama ega muid asju tegema. Ja kogumiskastis on siis see ilma veeta ehk siis kuivpüük. Et need seinad on niivõrd libedad, et see putukas ei saa siit seest välja enam ülesse. Ja lisaks on tal veel siis, kui ta jõuabki ülesse, siis tal on niisugune koonus, kus ta ei oska enam edasi tulla. Et see asi käib kõik niimoodi kokku. Praegu kohe ma teda nüüd seda ampulli siia sisse ei pane, see vaatame pärast poole, mismoodi käib. Küll aga teeme siis ühe aluse selle jaoks. Nii. Aluse jaoks võtsin kaasa 5x5. Proovime teha otsad enam-vähem ühe pikkused ja vaatame, mis sellest asjast välja tuleb. Võtsin siin kaasa ka mõned tööriistad. Natukene lihtsam see asja ajamine oleks siin. Enam-vähem ühe pikkuseks. Nii. Nii, saime selle otsa ka siit ilusaks. Suht kõver, aga metsas muidugi keegi ei vaata, kui sirges on. Puidujupid korjame muidugi kohe kokku siit. Siin ei teki ahvatlust neid laiali loopida. Nii. Proovime teisega samamoodi teha. Otsa ma lõikasin, seda otsa ma lõikasin. Nii. Nüüd aga tuleb hakata otsima sellele kohta, ehk siis sellest püünisest ümberringi peab olema 12 meetrit. 12 meetrit metsast, igasugustest puudest, seda ei riputata puude külge. Sest et te tekitate endale lihtsalt üraski kolde kuhugi. Meetrit. Ole nüüd sina. No jah, sa võid tegelikult jääda sinna, lähme edasi ka suur. Mine natukene tagasi selle metsa poole. Tuleb seda vaikselt järgi. Nii, siia. Olen praegu selle siia maha. Ma tean. Nii, läbi lahti. Peaaegu. Nii, nüüd on vaja vaadata seda kasti laiust. Lai see püünis meil on. Ja samas tuleb ka paaba võtta, millega sisse lüüa. Kondilõhkuja.
nii, paneksime ta niimoodi. Ei kuku. Nii. Natukene siia poole. Väga hea. Ikka mõnda muidugi. Siin on vist põhjatu mulla suhtes. Siiamaani pole ühtegi kivi vastu tulnud. Hea küll ju. Sellega on nüüd selline asi, et kuna ta käib 4 kohad kinni, ta on mõeldud nipukatega kinni panemiseks, siis on see, et alumised nipukad tuleb hiljem läbi lõigata, et see kast siit alt kätte saada. Sest saad sisse ka vaadata, niisugune see seest on. Ütlevad, et selline asi toimib, proovime järgi. Metsas vähem lõikamist, vähem jebimist ka igasuguste maha kukkunud poode ja jumal teab millega. Võtame siis nipuka ka. Ime peenikene soon, kus sisse see sahtel läheb. Nii. Siit ühe nipukal läbi. Kas sellel ampullil on mingi kinnitus seal sees või kuidas see käib? Ma loodan, et on. Peaks olema, jah. Videos vähemalt pani nööriga selle ampulli sinna sisse. Ma eeldan, et see nöör on kaasas. No kui ei ole, siis noh, siis ma ei tea. Nii. Postid on küll natukene viltu, aga keegi siin seda mõõtma ei tule. Polegi kõige hullem. Natukene siia pärast kive tooma alla. Kukub meil tuulega pikali siin. Alla ka 2 nipukat. Kogemata tuli 3, aga nii. Noh. Nii. Lõikan nüüd ülejäägid ära siit. Neid ei ole vaja. Tasu seda hammastega lahti teha, pärast ei tea, kuidas maitseb. Pärast istud ise ka siin püünises sees. Sumised ja liigutad tiibu. Olgu. Prügi jälle tasku. Nii.
selline ta näeb välja siis. ja seda tuleb nipukaga siia sisse kuskile panna rippuma. Tegelikult saab siia selle külge panna, ta on küll mõeldud, et keskele panna, aga siis me hakkame lahti keerama seda asja uuesti kõik või? Ma arvan, riputame lihtsalt siia sisse, vaatame, mis teeb. Noh, ideaalne oleks, kui tal pael ka on, aga natuke üks väike nipukas kaasas. Avada tohtis ainult seda kotti, ampulli ei tohi murda, ei tohi torgata, see on tehtud mingisugusest plastikust, mis nii-öelda vaikselt meelitab ja lõhnab nagu see on siukene, et kui sul meeletu peavalu on, siis seda nuusutad, tuleb külmavärinad peale. See on meeletu siuke nagu eukalüpti või mingisugune, taha küll öelda, võib-olla lapsed ka vaatavad, kui pasa hais on. Nii. Jama jah, et tal paela ei ole. Ma oleks valguspulga paela kas või riputanud siia sisse selle. No võib-olla äkki annab nii ka, kui... Aga mille jaoks see nipukas siis on? No jah. Muidu see käib kruvidega lahti ka kahelt poolt. Aga kas see ampull läheb siis tervelt lihtsalt niimoodi rippama? Ampull läheb niimoodi sisse, jah. Rohkem ei teegi mitte midagi. Ampull läheb sisse ja kogu muusika. Ma ei saa siit vastu ka kuidagi hoida. Ja ma tean, et sa ei saa. Aga mul on veits teistsugune plaan. Hoian kuskilt. Oota, aga mul on nipukaid veel ju. Ma saan ta siit alla poole lasta suurema nipukaga kinni panna. Aga miks ta peab all pool olema? Keskel peab olema, siis annab mõlemale poole lõhna, kui õhk siit liigub ühelt poolt ja teiselt poolt. Sest, et hoia korra jah. Võtan ühe suure nipuka siit. Aseme ta siia enam-vähem keskele. Tõsta korra. Noh, väga hea. Lase lahti. Noh, nii on hea küll juba. Ütleme nii, et peaaegu keskel on ka hea. Sa saad panna siit sealt niimoodi. Ma ei näe üldse, kuhu ma mida topin, aga siin mahu see nipukas siia teada. Ma panen ta lihtsalt siia külge. Oleks vaja sättida seda. No tegelikult nüüd on hea. Kas sa tahad? Jah, las ta olla seal. Ma panin nipuka valet pidi muidugi. Nii. Noh, nii. On teiselt poolt näha ka või? Nüüd kipub ka vaadata. Ehk siis nädal, nüüd läheb soojaks, siis hakkavad nad lendama ja oma mingisuguseid üraskite asju ajama. Vaatame, kas toimib see asi, nagu toimib, kindlasti teeme video ka. Et toome siia ühte nurka paar kivi veel alla, see on natukene siuke lödivärk. Aga siukene see on ja ega ta väga palju ei maksa praegu, teda ei osteta eriti. Muidu ta hind on siin hooajal 150 ja rohkem, aga praegu maksis see näiteks 27 euri. Nii et vaat, paneme kivid alla ja kohtume järgmine kord.